Neile, kes ei tea, Rooma ajaloos on esile kerkinud palju suuri kindraleid ja võimsaid juhte. Nende hulka kuuluvad Julius Caesar, Pompeius Suur ja Marcus Antonius, kes on vaid mõned nimedest, kes on jätnud ajalukku suure jälje. Kuid sellest hoolimata oli tegelikult ainult üks inimene, kes suutis lõpetada aastakümneid kestnud kodusõjad ja muuta endise Rooma vabariigi impeeriumiks. Ja mis veel üllatavam, see inimene ei sündinud kuningana ega keisrina. Selle asemel alustas ta lihtsalt tavalise poisina nimega Octavianus. Kuid aja jooksul alistas ta kõik oma rivaalid, vallutas Rooma kõige võimsamad vaenlased ja temast sai Rooma impeeriumi esimene keiser. Seetõttu räägime selles videos Rooma esimese keisri elust, millest ta läbi elas, kuidas ta sai juhiks ja kuidas ta alistas Rooma võimsad vaenlased. Aga enne kui alustame, palun pane sellele videole pöial püsti ja telli ka meie kanal. See on meile sisuloojatele väga suureks abiks. Alustame siis. Kõigepealt, enne kui Roomas oli keisrid, sündis üks laps, kellest paljud ei teadnud, et temast saab kunagi see, kes muudab ajaloo käiku. See laps ei olnud keegi muu kui Octavianus. Ta sündis 23. septembril 2363 Ekristar Rooma linnas. Sel ajal ei olnud veel Rooma impeeriumi. Sel ajal eksisteeris ainult Rooma vabariik. Süsteem, kus riiki juhtisid senat ja valitud ametnikud. Octavianust ei tuntud kohe kui Augustust. Tema päris nimi oli Gaius Octavius. Alles hiljem sai ta endale nime Augustus. See oli tiitel, mis anti talle pärast seda, kui temast sai Rooma kõige võimsam mees. Kuigi tema perekond ei kuulunud Rooma kõige vanemate aristokraatide hulka, olid nad siiski tuntud poliitika ja sõjaväeteenistuse alalt. Paljude põlvkondade jooksul teenis nende suguvõsa vabariiki, mistõttu nad tõusid ühiskonnas järk-järgult kõrgemale. Tema isa, kelle nimi oli samuti Gaius Octavius, oli lugupeetud ametnik. Samal ajal pärines tema ema Attia samuti ühest tähtsast Rooma perekonnast. Kuid tema emal oli oluline side ja see side oli ühe ajaloo kõige kuulsama inimesega ja see oli Julius Caesar. Octavianuse vanaema ja Julius Caesar olid õde ja vend. See tähendab, et ta on sugulane ühe Rooma kõige võimsama poliitiku ja kindraliga. Nüüd, kui Octavianus oli veel noor, kasvas Rooma linn kiiresti. Inimesi tuli aina juurde ning tunglemine läks hullemaks ja paljud rikkad perekonnad eelistasid elada oma maavaldustel väljaspool linna ja sinna kuulus ka Octavianuse perekond. Seetõttu kasvas ta üles Velletris, linnas, mis asub Roomast lõunas. Kuid tema noorus ei olnud kerge. Kui ta oli vaid umbes 4-aastane, suri tema isa. See oli nende perele suur löök. Mõne aja pärast abiellus tema ema uuesti. Kuid Octavianus ei saanud oma kasuisaga lähedaseks. Seetõttu hoolitses tema eest sagedamini tema vanaema Julia. Ja just siin sai ta eriti hästi tunda nende kuulsa sugulase Julius Caesari mõju. Öeldakse, et Octavianus oli oma vanaemaga lähedane. Seetõttu, kui ta suri aastatel 50-51 Kristus, pidas Octavianus ise matustel kõne. Kuigi ta oli alles 11-12 aastane. Paljude roomlaste jaoks polnud tavaline, et nii noor poiss nagu tema suudaks nii suure rahvahulga ees kõnet pidada. Kuid see näitas, et juba noorena oli tal enesekindlust ja juhtimisoskust. Kui Octavianus suuremaks kasvas, muutus olukord Roomas üha segasemaks. Väliselt tundus vabariik väga tugev, sest see oli vallutanud suure osa Vahemere piirkonnast. Samuti oli see võitnud oma endise rivaali Kartaago. See oli vallutanud suure osa Hispaaniast, Kreekast ja teistest territooriumitest. Seetõttu Rooma võim aina laienes. Kuid kõigi nende saavutuste taga oli suur probleem. Mida suuremaks impeerium kasvas, seda võimsamaks muutusid ka kindralid, kes juhtisid armeesid. Aja jooksul muutusid sõdurid ja nende juhid valitsusest võimsamaks. Selle tõttu hakkasid tekkima tõsised jõudude kokkupõrked. Võimuvõitlus algas. Puhkes verine kodusõda kahe võimsa kindrali Gaius Mariuse ja Lucius Cornelius Sulla vahel. Võitjaks osutus Sulla ja temast sai Rooma diktaator, kuid lõpuks astus ta siiski ametist tagasi. Seetõttu küsisid paljud roomlased, kui kaua läheb aega, enne kui mõni uus kindral üritab kogu vabariiki enda kontrolli alla saada. Nad ei teadnud, et sellele küsimusele on vastus peagi tulemas. Ja vastus peitub 3 mehes, kes hakkavad järjest enam esile kerkima. Kõige mõjukamad isiksused kogu Roomas ja need on Pompeius Suur, Marcus Licinius Crassus ja Julius Caesar.
järgnevatel aastatel muudab nende võitlus võimu pärast Rooma saatust. Ja kogu selle segaduse keskel kasvab vaikselt üles poiss nimega Octavianus. Poiss, keda enamik veel ei tunne, kuid ühel päeval saab temast Rooma esimene keiser. Sellest hoolimata, kui Octavianus jõuab noorukiani, muutub Rooma poliitika veelgi segasemaks. Üks vabariigi rikkamaid inimesi tol ajal oli Crassus. Ta lootis saavutada suuremat au uue sõjaga partlaste vastu. See oli samuti võimas kuningriik idas, aga tema plaan ei läinud hästi. 53-aastane Krister sai Rooma armee Carrhae lahingus ühe oma rängima kaotuse osaliseks. Crassus hukkus ja tema sõjakäik hävitati peaaegu täielikult. Pärast tema kadumist jäid Roomas mõjuvõimu pärast võitlema vaid 2 inimest. Need 2 olid Julius Caesar ja Pompeius. Kui Pompeius jäi Rooma, oli Caesar hõivatud vallutustega põhjas. Vaid mõne aastaga vallutas Caesar suure osa Galli aladest, mis moodustavad tänapäeva Prantsusmaa suure osa. Tänu nendele võitudele sai ta veelgi kuulsamaks. Tema sõdurite arv kasvas, tema mõju suurenes ja üha rohkem inimesi uskus, et temast on saanud kogu vabariigi kõige võimsam mees. Kuid mitte kõik ei olnud selle üle rõõmsad. Paljud senaatorid hakkasid muretsema, nende jaoks oli Caesar muutumas liiga võimsaks. Nad kartsid, et ühel päeval võib ta kogu Rooma täielikult enda kontrolli alla võtta. Siit hakkas lagunema Caesari ja Pompeiuse suhe. Vabariik jagunes järk-järgult 2 leeriks. Mõned toetasid Caesari, teised aga Pompeiust ja senatit. Aastal 50 Kristur jõudis pingeline olukord haripunkti. Senat soovis Caesari võimu vähendada. Nad üritasid temalt võtta kontrolli armee üle, kuid ta keeldus. Selle asemel marssis ta koos oma sõduritega Itaaliasse. Aastal 49 Kristur ületas ta Rubiconi jõe. See oli oluline piir. Ühelgi Rooma kindralil ei olnud lubatud oma armeega sellest kohast üle minna. Nii et kui Caesar seda tegi, oli sõnum selge. Kodanikusõda algas taas. Roomlased võitlesid jälle roomlaste vastu. Pompeius ja tema liitlased olid sunnitud põgenema. Võitluse keskpunkt liikus Vahemere idaossa. Alguses koges Caesar veel raskusi, kuid hiljem võitis ta kõige olulisemad lahingud. Pompeiuse väed kukkusid lõplikult kokku. Pompeius põgenes Egiptusesse, kuid sinna jõudes tapsid ta inimesed, kes riiki valitsesid. Pärast seda ei suutnud peaaegu keegi enam Caesarit peatada. Järgmistel aastatel alistas ta ükshaaval ülejäänud vastased Aafrikas ja Hispaanias. Praktilisest vaatenurgast oli ta nüüd kõige võimsam mees Roomas. Kuid on üks asi, mida paljud inimesed sageli enam ei mõista. Julius Caesarist ei saanud kunagi keisrit. See on oluline meeles pidada. Tema tiitel oli diktaator. Tänapäeval, kui kuuleme sõna diktaator, mõtleme tavaliselt juhile, kellel on täielik võim. Aga Vana-Roomas oli sellel teistsugune tähendus. Kui tekkis suur kriis, võis senat anda ühele inimesele erilise võimu, et ta saaks kiiresti otsuseid teha. Tavaliselt oli see ajutine. Kuid aja möödudes märkasid paljud, et Julius Caesar ei kavatsenudki oma võimu loovutada. Ja siin hakkasid mõned senaatorid muretsema. Samal ajal lähenes Octavianus üha enam oma kuulsale sugulasele. Ta astus ka järk-järgult poliitikamaailma. Pärast oma vanaema surma elas ta taas koos oma emaga. Kasvades anti talle ühiskonnas erinevaid ülesandeid. Kuigi ta oli veel noor, hakkas ta juba tuntust koguma. Ta tahtis end tõestada ka sõjaväe valdkonnas. Ta palus korduvalt, et saaks osaleda Caesari kampaaniates. Alguses oli tema ema vastu, kuid lõpuks nõustus ta sellega. Tänu sellele nägi Octavian mõningaid kodusõja viimaseid lahinguid ja just siin sai ta väärtusliku kogemuse, mida tal oli tulevikus vaja. Veelgi olulisem oli see, et Caesar märkas teda. Caesar nägi tema võimeid. Ta nägi ka tema potentsiaali. Seetõttu tegi suur kindral enne oma elu lõppu otsuse. Otsuse, mis muudab ajalugu. Ta nimetas Octaviani oma lapsendatud pojaks ja peamiseks pärijaks. Esmapilgul tundub see lihtsalt päranduse küsimus, kuid Roomas oli see tohutult tähtis asi. Ei antud edasi ainult raha, vaid ka nimi, mõjuvõim ja toetajate toetus. Caesar ei teadnud tol ajal veel, kui tähtis see otsus oli, sest samal ajal, kui tal oli võim, olid inimesed, kes salaja tema vastu vandelõu pidasid. Üha rohkem inimesi uskus, et tal on juba liiga palju võimu ja nende jaoks oli ainult üks viis teda peatada ja see oli
ta tappa. 1544 aasta märtsis Eekristron osales Caesar senati koosolekul. Ta ei teadnud, et see oli tema elu viimane päev. Äkitselt ümbritses teda grupp senatoreid. Mõne hetke pärast pussitati teda korduvalt. Ja seal lõppes selle mehe elu, kes muutis Rooma ajalugu. Tema viimaste sõnade kohta on ilmunud palju lugusid, kuid paljude ajaloolaste sõnul puuduvad kindlad tõendid selle kohta, et ta oleks öelnud kuulsa lause, mida me sageli filmides kuuleme. Mis siis oli tema viimane öeldu? Suetoniuse kirjutatud raporti kohaselt olevat Caesar öelnud kreekakeelse sõna kaisu teknon, mis võib tähendada ka sina. Nüüd pöördume tagasi. Sel ajal, kui Caesar tapeti, ei olnud Octavianus Roomas. Ta oli teisel pool Aadria merd ja läbis sõjalist väljaõpet. Kui ta kuulis Caesari surmast, pöördus ta kohe tagasi. Rooma jõudes sai ta alles teada kogu tõe. Tema oli Caesari peamine pärija. Ja kuna ta oli nüüd Caesari lapsendatud poeg, hakkasid paljud endise diktaatori toetajad teda nägema kui tema nime loomulikku jätkajat. Selle tõttu muutus tema elu järsult. Noorest poliitikust sai temast üks tähtsamaid inimesi Roomas. Tal oli nüüd raha, tal oli nimi ja mis kõige tähtsam, tal olid mõjukad liitlased. Kuid samal ajal algas ka uus võitlus. Pärast Caesari surma polnud selget juhti, kes tema asemel astuks. Paljud inimesed tahtsid võimu enda kätte saada. Ja üks tugevamaid kandidaate oli Mark Antonius, kogenud kindral, Caesari lähedane sõber ja mees, kes uskus, et ainult tema väärib Rooma juhtimist. Kuid ta ei osanud oodata, et üks tema suurimaid takistusi saab olema nooruk, kellel peaaegu puudus kogemus poliitikas ja sõjas. See nooruk oli Octavianus. Tegelikult ei saanud Rooma kohe uut juhti pärast Julius Caesari surma. Selle asemel algas uus võitlus võimu pärast. Oli neid, kes toetasid Marcus Antoniust, endist Caesari lähedast kindralit. Oli ka neid, kes asusid lepiduse poolele, kes oli samuti tema liitlane. Ja oli ka neid, kes hakkasid toetama Octavianust. Kuigi ta oli alles 19-aastane, näitas ta kiiresti oma oskusi poliitikas. Ta mõistis ka, et võimu saavutamiseks on tal vaja raha, sõdureid ja liitlasi. Caesari pärijana sai ta endale suure varanduse ja paljude endiste toetajate toetuse. Ta kasutas neid, et luua omaenda vägi. Varsti sai temast senaator. Pärast seda, aastal 43 Kristur, marssis ta koos oma sõduritega Rooma ja nimetati konsuliks, mis oli üks kõrgeimaid ametikohti vabariigis. 19-aastaselt oli ta juba üks võimsamaid inimesi Roomas. Kuid ta polnud üksi. Seal olid endiselt Marcus Antonius ja Lepidus. Seega, aastal 43 Kristur moodustati teine triumviraat. See oli ametlik kokkulepe, mis jagas Rooma võimu 3 juhi vahel. Octavianus juhtis suurt osa lääne piirkonnast, Marcus Antonius aga idapoolset osa. Lepidusele anti väiksem osa. Nende esimene eesmärk oli jälitada inimesi, kes olid seotud Caesari tapmisega. Nende hulka kuulusid ka Brutus ja Cassius. 42 aastale Kristus kohtusid 2 poolt lahingus Philippis Makedoonias. Brutus ja Cassius said lüüa ning mõlemad tegid enesetapu. Selle tulemusena kukkus läbi katse taastada vana vabariigi süsteem. Pärast seda võitu hakkas Lepidus järk-järgult nõrgenema. Samal ajal, et säilitada rahu, abiellus Mark Antonius Octaviaga, Octavianuse õega, kuid see liit kestis vaid ajutiselt. Kui Antonius kontrollis idaosa, oli Octavianusel läänes omaenda probleemid. Sextus Pompeius, Pompeius suure poeg, kontrollis Sitsiiliat ja olulisi laevateid, mida mööda toidulaevad Rooma suundusid. Selle tõttu sattus linna toiduvarustus ohtu. Alguses püüdsid nad temaga kokkuleppele jõuda, kuid kui tema rünnakud laevadele jätkusid, saatis Octavianus oma parima kindrali Marcus Agrippa. Aastal 36 Kristar võitis Agrippa lõplikult Sextus Pompeiuse. Pompeius põgenes, kuid lõpuks tabati ja tapeti ta siiski. See võit tugevdas veelgi Octavianust. Samal ajal üritas ka Lepidus taas võimule naasta. Kuid paljud tema sõduritest läksid üle Octavianuse poolele. Selle tõttu kaotas ta oma ametikoha. Ja ta eemaldati lõplikult poliitikast. Selles punktis jäid Rooma tuleviku nimel võitlema vaid 2 meest. Octavianus läänes ja Mark Antonius idas. Mõlemal oli armee, mõlemal oli rikkus, mõlemal oli ambitsioon.
ja oli selge, et nad ei saa igavesti võrdsetena püsida. Ja siin hakkas lähenema lahing, mis otsustab, kes saab Rooma tõeliseks juhiks. Sellegipoolest, kui Octavianus muutus üha tugevamaks läänes, siis Marcuse Antoniuse olukord idas oli vastupidine. Sel ajal sai Antonius Kleopatraga lähedaseks, Egiptuse kuningannaga ja Julius Caesari endise armukesega. Egiptuses baseerudes püüdis Antonius samuti oma mõjuvõimu suurendada, alustades uusi vallutusi idas. Üks tema suurimaid eesmärke oli lüüa Partia impeerium, Rooma pikaajaline rivaal. Kuid tulemused polnud head. Aastal 36 Kristur ebaõnnestus tema sõjakäik partlaste vastu ja ta oli sunnitud suure kaotusega taanduma. Kuigi ta suutis mõne aasta pärast oma armee taastada, ei suutnud see täielikult tema mainet parandada. Samal ajal kasutas Octavian olukorda ära. Ta kasutas Antoniuse suhet Kleopatraga, et tema mainet Roomas kahjustada. Octaviani leer lasi paista, et Antoniusele oli Egiptus tähtsam kui Rooma ise. Asi läks veel hullemaks, sest Antonius jättis oma naise Octavia, kes oli Octaviani õde, et olla koos Kleopatraga. Hiljem ilmusid avalikkuse ette veel mõned detailid Antoniuse testamendist, mis tekitasid paljudes roomlastes veelgi rohkem kahtlusi. Selle tõttu hakkas tasapisi levima arvamus, et võib-olla eelistab Antonius teha Egiptuse Aleksandria oma võimukeskuseks, mitte Rooma. Seetõttu võttis senat 32 aastal Kristus Antoniuselt lõplikult võimu ja kuulutas Egiptusele sõja. Kodune sõda puhkes taas, kuid see polnud lihtsalt Rooma ja Egiptuse vaheline võitlus. Tegelikult oli see Octavianuse ja Antoniuse vaheline võitlus kogu vabariigi kontrolli nimel. Mõlemad pooled kogusid tohutuid armeesid ja suuri laevastikke. See oli üks suurimaid sõjaks valmistumisi Rooma ajaloos. Aastal 31 Kristur kohtusid mõlemad pooled Kreekas Actiumi lähedal. Siin toimus lahing, mis otsustas Rooma saatuse. Kuigi Antoniusel olid suured laevad, olid Octavianuse laevad Marcus Agrippa juhtimisel kiiremad ja paremini juhitud. Mida kauem lahing kestis, seda raskemaks muutus Antoniuse laevastiku olukord. Nende koordineeritus lagunes ja nende kaitse nõrgenes järk-järgult. Lõpuks võitis Octavianuse leer. Actiumi lahing oli tema elu kõige olulisem võit. Pärast taotust põgenesid Antonius ja Kleopatra tagasi Egiptusesse, kuid peagi järgnesid neil Octavianuse väed. Aastal 30 Kristal, pärast järjekordset kaotust Aleksandrias, sooritas Marcus Antonius enesetapu. Mõne päeva pärast tegi sama ka Kleopatra. Nende kahe langemisega lõppes Rooma Vabariigi viimane suur kodusõda. Samuti ei näidanud Octavian halastust neile, kes võisid tema võimule ohuks olla. Ta lasi tappa Caesarioni, Julius Caesari ja Kleopatra poja, samuti ühest Marcus Antoniuse lapsest. Tema arvates oli parem võimalikud rivaalid kõrvaldada enne, kui nad tulevikus probleemiks saavad. Pärast seda läks Egiptus lõplikult Rooma võimu alla ja esimest korda pärast pikka aega polnud Octavianusel enam ühtegi vastast. Nüüd oli tema kogu Rooma kõige võimsam mees. Kuid ta õppis Julius Caesari vigadest. Ta teadis, et täieliku võimu järsk haaramine on ohtlik. Seetõttu ei nimetanud ta end kohe kuningaks ega keisriks, vaid muutis valitsussüsteemi aegamööda. Ja järgmustel aastatel teeb ta midagi, mida ei suutnud teha ei Caesar, Pompeius, Antonius ega ükski teine roomlane enne teda. Ta loob uue juhtimisviisi, mis muudab Rooma ajalugu sajanditeks. Ta teab, et paljud roomlased ei taha juhti, kes avalikult ja äkitselt kogu võimu enda kätte haarab. Seetõttu ei kuulutanud ta end kuningaks, vaid tegutses ettevaatlikumalt. Ta tugevdas järk-järgult oma kontrolli armee, rikkuse ja valitsuse üle, näidates samal ajal avalikkusele, et austab endiselt senatit. Paberil näis, et vana süsteem jäi alles, kuid tegelikkuses oli Octavianusel kogu vabariigi suurim mõjuvõim. Kõige olulisem muutus toimus 27 aastal Kristar. Sel aastal andis senatale 2 tähtsat tiitlit. Esimene oli princeps ehk Rooma esimene kodanik. Teine oli Augustus, tiitel, mis näitas suurt austust ja väärikust. Sellest ajast alates tunti teda kui Caesar Augustus. Kuigi sõna keiser ei olnud veel ametlikult kasutusel nii, nagu me seda tänapäeval mõistame, sai sellest alguse süsteem, millest hiljem kujunes Rooma impeerium. Paljude ajaloolaste jaoks tähistab 27 Kristus Rooma impeeriumi algust ja Rooma vabariigi lõppu. Kui tema võim oli kindlustatud, hakkas Augustus laiendama ja tugevdama Rooma valdusi.
Egiptus liideti ametlikult Rooma kontrolli alla. Samuti laiendati territooriume erinevatesse Euroopa ja Väike-Aasia piirkondadesse. Hispaanias ehk tänapäeva Hispaania suuremas osas alistas ta lõplikult hõimud, kes olid Roomale kaua vastu seisnud. See oli oluline, sest roomlased avastasid selles piirkonnas suuri kullakaevandusi, mis tegid impeeriumi veelgi rikkamaks. Tal saavutas ka olulise võidu diplomaatias. 20 aastal EKR andis Sparte impeerium tagasi Rooma vägede lipud, mis olid kaotatud pärast Rooma suurt kaotust Carrhae lahingus. See juhtus mitu aastakümmet varem. Paljude roomlaste jaoks oli nende sümbolite tagasisaamine suur au, kuid tema valitsemisaeg ei olnud ainult võitudest koosnev. 23-aastane Kristur jäi Augustus raskelt haigeks. Paljud uskusid, ta on suremas. Seetõttu oli ta sunnitud mõtlema, kes juhib riiki siis, kui teda enam pole. Kuigi ta paranes, sai ta aru, et on vaja selgemat ja tugevamat valitsemissüsteemi. Seetõttu tegi ta muudatusi juhtimisviisis. Ta ei hoidnud enam alati kõrgeimat positsiooni valitsuses, kuid kõige olulisem võim jäi siiski tema kätte. Sel viisil vähenes senati mure, samal ajal kui tema jäi endiselt kõige võimsamaks inimeseks Roomas. Aastate möödudes ei korrastanud ta mitte ainult armeed ja poliitikat, ta hakkas muutma ka Rooma eluviisi ennast. Sel ajal oli linna elanikkond juba väga suur, tulekahjud olid tavalised, kuritegevus kõrge, samuti oli palju haigusi ja vaesust. Seetõttu asutas ta püsivad linnavalvurid ja tuletõrjeüksused. Teisisõnu, Roomal tekkis organiseeritum politseijõud ja tuletõrjeteenus. Ta tugevdas ka pretoriaani kaarti, erilist üksust, mille ülesandeks oli kaitsta pealinna ja keisrit. Kogu impeeriumis korraldas ta ümber valitsemissüsteemi. Oli provintse, mida haldas senat ja oli ka neid, mida juhtisid keisri esindajad otse. Ta kehtestas ka parema maksusüsteemi. Varem tuli suur osa Rooma rikkusest äsja vallutatud aladelt. Kuid Augustuse ajal muutus maa- ja kaubandusmaksude kogumine organiseeritumaks. Selle tulemusena muutus impeeriumi tulu stabiilsemaks. Üks tema tähtsamaid projekte oli ka teede ehitamine impeeriumi erinevates osades. Samuti loodi jaamade süsteem, kus sõnumeid sai kiiresti ühest kohast teise edastada. Tänu sellele muutus Rooma tohutu territooriumi haldamine palju lihtsamaks. Vaid mõne aastakümnega muutis Augustus pikaajaliste kodusõdadega vaevatud vabariigi organiseeritumaks, stabiilsemaks ja võimsamaks süsteemiks. Ja kuigi ta ei nimetanud end ametlikult kuningaks, sai temast eeskuju peaaegu kõigile järgnenud keisritele. Noor Octavianus, kes kaotas kord oma isa ja kasvas üles segaduste ajal, sai Caesar Augustusest, Rooma esimesest keisrist ja inimesest, kes pani aluse ühele maailma ajaloo suurimale impeeriumile. Augustus ei jätnud oma jälge ainult poliitikas ja sõjaväes. Tema valitsemise ajal õitses ka üks Rooma ajaloo kaunimaid kunsti- ja kirjandusperioode. Sellel ajal kirjutasid tuntud kirjanikud nagu Vergilius, Horatius, Ovidius ja Livius. Vergilius kirjutas Aeneise, eepilise loo Rooma päritolust. Livius kirjutas väga ulatusliku linna ajaloo, selle asutamisest kuni Augustuse ajani. Paljusid neist kirjanikest toetas Maecenas, üks Augustuse lähimaid liitlasi. Seetõttu ei laienenud mitte ainult Rooma kultuur, vaid need teosed aitasid ka tugevdada uue režiimi mainet. Augustuse mõju ei piirdunud ainult raamatutega. Suuri muutusi toimus ka Rooma linnas endas. Ta lasi ehitada palju hooneid, templeid, monumente ja avalikke rajatisi. Nende hulka kuulusid Augustuse foorum ja tohutu Augustuse mausoleum, kuhu maeti mitu tema perekonnaliiget. Samal ajal ehitasid tema liitlased avalikke saunu, hooneid ja muid projekte, mis muutsid pealinna ilmet. Kui tema mõjuvõim kasvas, lisandusid talle pidevalt ka uusi tiitleid ja võimu. Aastal 12 e-Krister suri Lepidus ja Augustus sai endale tiitli Pontifex Maximus, mis oli kõrgeim usuline ametikoht Roomas. Pärast seda aastal 2 e-Krister andis senat talle tiitli Pater Patriae ehk isamaa isa. Pärast peaaegu 3 aastakümne pikkust valitsemist olid peaaegu kõik Rooma tähtsamad võimud tema käes. Kuid üks küsimus vaevas paljusid endiselt. Kes saab tema järglaseks? Augustus abiellus 3 korda, kuid tal oli ainult üks laps, Julia. Tal ei olnud ühtegi last oma kauaaegsema naise Liviaga.
seetõttu otsis ta korduvalt võimalikku pärijat. Erinevatel aegadel pidas ta oma pärijateks Marcus Agrippat, Gaius Caesari ja Lucius Caesari. Kuid kõik nad surid enne teda ükshaaval. Selle tõttu pöördus tähelepanu järk-järgult Tiberiuse poole, kes oli Liivia poeg tema esimesest abielust. Samal ajal muutusid pidevalt ka impeeriumi piirid. Augustus tugevdas Rooma kontrolli Balkani, Juudamaa, Armeenia ja teiste oluliste piirkondade üle. Tema valitsemisajal olid Rooma alad peaaegu järjestikku ühendatud Atlandi ookeanist kuni Euroopa idaosani. Samal ajal vähendas ta armee suurust, et muuta impeerium stabiilsemaks ja kergemini juhitavaks. Kuid oli üks piirkond, mida ta tahtis pidevalt vallutada, Germaania. Alguses laienesid roomlased selles piirkonnas kiiresti, kuid aastal 9 Beslucärni toimus üks suurimaid katastroofe Rooma ajaloos. 3 legiooni peteti ja suruti Chotoburgi metsalõksu pärast seda, kui endine liitlane Arminius neid reetis. Peaaegu kogu armee hävitati. Hinnanguliselt hukkus üle 15 000 sõduri. Pärast seda kaotust loobus Rooma lõplikult plaanist vallutada kogu Germaania. Selle asemel tegid nad Reini jõest püsiva piiri. 19. augustil 14. aastal päe Kristele suri Augustus peaaegu 80-aastaselt. Pärast enam kui 40 aasta pikkust valitsemist jättis ta endast maha organiseerituma, rikkama ja stabiilsema impeeriumi kui Rooma tema nooruses. Tiberius sai temast impeeriumi juht. Kuni tänaseni on ajaloolaste arvamused Augustuse kohta endiselt lahknevad. Mõne jaoks oli ta mees, kes hävitas Rooma vabariigi ja koondas tohutu võimu enda kätte. Kuid teiste jaoks oli ta juht, kes lõpetas aastakümneid kestnud kodusõjad ning tõi Roomasse rahu ja korra. Üks asi on aga kindel. Kui Octavianus sündis, oli Rooma segaduses ja lõhestatud. Kui Augustus suri, oli sellest saanud võimas impeerium, mis valitses suurt osa maailmas sajandite jooksul. Ja just sellepärast on ta ka tänapäeval rohkem kui 2000 aastat pärast oma surma endiselt üks tähtsamaid inimesi kogu maailma ajaloos.